loomulikult siin raja kõrval võite vabalt teha ka kihtvedusid selle üle, et minna rihtirahale tulevikus või mitte. Siin on see võimalus järgmine aasta kindlasti olemas. Start antud. Vasakul rajal on reaktsioonikiirust parem 0,703, parem on 0,862. Vaatame, kes siis sõidu kokkuvõttes kiireim mees oli. Ja vasakul rajal ajaks 11,03,15. Audid, need kaks masinat on varemgi kokku siin puutunud vähemalt 2 korda. Vaatame, kes siis nüüd nobedame. Audil oli reaktsiooni kiiruseks vaatame juhi siis 0,08, mis on päris hea. Ja vaatame, kes siis lõpuks selle sõiduga võidab. Nii. Masinal seal oli ka päris suur lõppkiirus 223,31. Nii. Vasakpoolsel rajal reaktsiooni ajaks 0,421, paremal 0,564 ja võitjaks osutus siis paremal ajal sõitev Audi ajaga 11,902.
küll see mingi vahet, see jah, küll on lehel. Yeah.
suvemasinad valmis. Nii, autod ei ole veel päris paigas. Tuled süttivad. Start antud. Ja vasakpoolsel rajal oli start natuke liiga enne. Masina läks rajale. Parempoolsel rajal oli reaktsiooni kiirus 0,3. Uued autod valmis seatud. Ja tuled süttivad. Ja minek. 3,64 kilomeetrit tunnis. Volvo versus, ei näegi, mis seal on, Mitsubishist. Start antud. Vasaku raja reaktsiooni kiirus. Nii, uued autod valmis. Korras, start antud. Reaktsiooni kiirus oli parem. Ja seal oli ka suurem lõppkiirus, 198,81 kilomeetrit tunnis. Nii, start antud, järjekordne sõit alanud. Vasakul rajal oli reaktsiooni kiiruseks 0,259. Ja tundub, et see sõit ka sinna vasakul rajale läheb. Selles mõttes, et võistleja selle sõiduga võidab ajaga 11,95 ja suurem lõppkiirus oli ka seal rajal 189,76 kilomeetrit tunnis. BMW versus Audi. Audi on kiire. Me vaatame siis BMW Audi. Start antud. Paremal rajal oleval Audil oli reaktsiooni kiiruseks 0,155, mis on väga hea ja tundub, et ta selle sõiduga võidab. Kõik lõppaeg tuli siit. Kuidas sa tead siis see Audi? Ma tean. Reaktsiooni kiirus oli 0,266. Ja pari pilt saab pääsme üritusele Baltic Drift Championship Mulgi Drift. Nii, uued autoga on valmis seal. Läheb kiirendamiseks. Nii, Audid, vasak on punane, parem on must. Ja vasakul rajal oli siis parem reaktsiooni kiirusel Audil 0,479. Ja tundub, et vasakul rajal olev masin. Nii, autod sätivad paika ennast. Nii, valmis. Ja start. Vasakul rajal oli reaktsiooni kiiruseks ajaga 12,72, aga see-eest vasakul rajal oli suurem lõppkiirus 179,42. Ja tuletan meelde siis ka, et kes tahab reaalajas aegasid vaadata, mingi aadressile live.edra.ee ja olete kohe kursis sellega, mis toimub. Kaks Porschet siis omavahel. Üks vähe sportlikum. Nii, start antud. No, siin on võita juba teada, sest vasakpoolse rajal oli kerge vale lähe, nagu öeldakse. Päris hea lõppaeg oli ka paremal rajal 10,88
lõppkiiruseks 218,2 kilomeetrit tunnis, aga see ei ole tänase päeva kiirem aeg veel. Nagu ma ütlen, kiirem aeg, mida minu silmad siin vähemalt fikseerisid, oli täna 10,787 ja see oli siis autode kategoorias. Kaks masinat koos. On huvitav koosus järjekordselt, erinevad ajastud. Nii. Start antud. Paremapoolse 4 ja seal oli ka suurem lõppkiirus 14 kilomeetrit tunnis. Praegu 7 tahab minnes peaks 30 veel juurde maksu. Praegu 7 tahab minnes peaks 30 veel juurde maksu. 2 musta masinat valmis. Start antud. Ajal oli suurem reaktsioonikiirus